Eesti võrkpallimeeskonnal on kõrgel tasemel nii mängijad kui poolehoidjad. Hoolimata sellest, et koht Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile tagati juba eelmise aasta augustis, on siin Tartus meie viimast valikmängu Lätiga vaatamas täismaja. Allahindlust Eesti koondis Aavo Keele poolt juhendatavale lõunanaabrite esindusele pühapäeval ei teinud. Oma parimate meestega mängides loovutati lätlastele geimides vaid 20, 11 ja 21 punkti ning võideti mäng seega pooleteise tunniga 3-0. Nii mängijate sooritustest kui ka näoilmetest võis selgelt välja lugeda, kuivõrd palju mehed keset klubihooaega kokku tulemist ja 2500 pealtvaatajas üheskoos mängimist nautisid. Ma loodan, et me näitasime, et meil oli päris mõnus, et eks me, treenerid kindlasti oleks tahtnud, et võib-olla kolmas game oleks olnud midagi sarnast kui teine game, aga et oleks saanud julgemalt vahetusi teha, aga lätlased nii ei tahtnud ja tundub, et meie mehed ka ei tahtnud, et keegi ei tahtnud väljakut ära minna, et kindlasti meeskond mängis täpselt nii, nagu ma arvasin, et kui vaja oli, siis pandi grammikene juurde ja selles mõttes kindlasti nagu nauditi ja ma arvan, et igati tore võrkpalli. Täitsa vägev, et ikka niisuguse, ütleme siis, üsna ebaolulise mängu jaoks tuleb rahvas kohale, aga see on hea märk, see tähendab, et rahvas, me meeldime rahvale, et vahet ei ole, kas on tähtis või mitte, et tulevad vaatama ikka. EM-finaalturniir, kuhu Eesti tagas koha 3. korda järjest ning kokku 5. korda, toimub septembris Prantsusmaal, Belgias, Hollandis ja Sloveenias. Senise 16 asemel osalevad tänavu finaalturniiril esmakordselt 24 meeskonda. Et koondise raudvarad ehk Gert Toobel ja Rait Rikbergi kõrval on meie praeguses põhikoosseisus kõik ründemängijad alles parimasse mängija ikka jõudmas, muudetakse ka kollektiivina iga päevaga üha paremaks. Mängijad ütlevad seetõttu justkui ühest suust, et selline parim 11. koht tuleb igal juhul üle mängida. Vastasel korral pole me suutnud oma taset realiseerida. Samamoodi siin äkki kuskilt meedias käis läbi, et top 10, 8, ja miks mitte kõrgemale, eks näha siin augustis, septembris. Aga kõik ootavad, ise ka ootame, et tundub, et praegu koondis on üsna hea soos, et loodetavasti kevadel on kõik mehed rivis ja võib-olla mõni mees tuleb veel juurdegi, et loodame, et saame sinna EM-i finaalturniirile kõige tugevamad mehed kokku ja loodame siis, et saame heasse vormi ja hakkame mingit tegusid tegema seal. Kui reeglina peetakse pallimängudes väikeriikide edu aluseks suurepärast sisekliimat, siis täna võib Eesti koondise kohta juba selgelt öelda, et me kuulume ka mängijate individuaalse taseme poolest Euroopa paremikku. Meil on ju tegelikult mängijad, kes mängivad heades liigades, et olgem ausad, ühe mängijaga tegelikult ju võrkpallis on raske, üksi ei tee midagi, et kui vastuvõttu ei ole, siis ei ole rünnakut ka ja kui sidemängijat ei ole, siis ei ole rünnakut ja nii ta läheb, et mida ühtlasem see tase on meeskonnas ja mida kõrgem see klass on, seda kõrgemale suudab ka koondis pürgida. Eks ta kindlasti midagi ei ole teha, et võrkpallis need asjad käivad niimoodi, et kui sul ei ole individuaalselt häid mehi, siis päris nagu see mäng nagu niimoodi ei toimi, et nüüd me järsku meeskondlikult oleme. Okei, et sa võid meeskondlikult vahepeal võib-olla hästi mängida kaitses või plokis, aga sa ei suuda nagu järjest mänge nagu tänu sellele võita, et see, et meil on individuaalselt head mängijad, annavad halvemal päeval kindlust nendele meestele võib-olla, kellel ei ole seda head tunnet ja nad suudavad mängu sees oma taset tõsta ja sul on alati see kindel tunne, et sa tead, mis see mees, kes su kõrval on, et mida ta teeb ja mida temalt oodata on ja kui täpselt sellel päeval võib-olla nii hästi ei tule, siis sa tead, et ülejärgmine mees on, kes võib midagi otsustada ja kindlasti on varumeeste pingi peal selliseid mehi, kelle tulekuga me võime oma mängukäiku nagu täiesti muuta. Suvel 40. sünnipäeva tähistav Gert Toobel toob Eesti ühe tugevusena välja diagonaalründaja positsiooni, kus peatreener Georgi Kretsu saab kasutada nii Türgi liiga resultatiivsemat mängijat Oliver Vennot kui Poola meisterklubi Belhatovit esindavat Rene Teppanit. Kaks sellise klassiga diagonaalmängu on diagonaalmängijad on kindlasti selline luksus, mida paljudel meeskondadel ei ole, mis muudab hästi palju käekirja, mis teeb hästi palju keerulisemaks statistika ja taktika tegemise. Sa ei tea, kes tuleb, kuidas tuleb, millal tuleb, et mida rohkem sellist segadust me suudame tekitada vastaste jaoks, seda parem on. Veelgi mitmekülgsemaks muudaksid Eesti koondise mängu nurgaründajad Keit Pupart ja Martti Juhkami, kes pole paraku erimeelsuste tõttu viimastel aastatel rahvusmeeskonda esindanud.
Sarnaselt Eesti spordisõpradele loodavad ka praegused koondislased, et Belgia esiklubis Maasseegis mängivad Pupartit ja Prantsusmaa kõrgliga meeskonnas Turquoise pallivat Juhkamit näeme tänavu sinimustvalget särki taas selga tõmbamas. Ta ei ole jah päris selline must-valge teema, et ma ütlen, et põhimõtteliselt mõlemad mehed peavad avaldama selleks tungivat soovi ja eks siin on erinevat moodi proovitud ja eks siin on võib-olla sellised tugevamad isiksused ja igast asjad mängivad rolli, aga kõige tähtsam on see, kuidas mängib meeskonda, et ma ise loodan, et kui neid kutsutakse, siis nad tulevad ja kindlasti on nad nii vajalikud mängumehed, et ega me ju ei olegi veel sellise hea hoona kasutanud niimoodi, et meil on need mehed ka olemas, et ma ei tea, mis käike see lisaks annab, kas see võib-olla võtab mõne käigu ära, võib-olla annab 3 käiku juurde, et ma tahaks seda kindlasti kogeda ja selles mõttes meeskond on igal juhul ju valmis need mehed iga hetk vastu võtma, et ükskõik siis kuidas pidi. Kindlasti ma arvan, et käike on juures, et praegu nurgaosakond võib-olla on niisugune, et mõned uued mehed on nagu, et võib-olla kogemust ei ole nii palju, et sellisel turniiril kindlasti oleks hea, kui mida rohkem kogemust, seda parem, et igal positsioonil ju lisamängija annab võimalust midagi vahetada ja värki, et vaatame, mis kevadeni on aega veel, et kõik peavad selleks ajaks ikka tervelt püsima ja vormis olema. Tänaseks on kõik Eesti koondislased juba naasnud koduklubi juurde. Uuesti kogunetakse aga maikuus, mil suve esimese etapina ootab ees mulluse Euroopa kuldliiga tiitli kaitsmine.